kogumispäevik. Tere armsad kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna räägime, kuidas mõjutavad meie ümbruses olevad inimesed meie valikuid, harjumusi ja rahakäitumist. Milliseid muutusi toob kaasa rahatarkuse kogukonna eestvedamine või liikmeks olemine ja kuidas julgustada ettevõtte juhi ja omanikuna tegema töötajaid rahatargemaid valikuid. Ja nende teemade lahkamiseks kutsusin täna stuudiosse 2 rahatarkuse negijat, investorit, ettevõtjat, kes on juba mitmendat hooaega olnud ka õpetajate rahatarkuse mentorklubis mentorid. Tere tulemast Tõnu Timma ja Marek Luik. Tere. Tere. Rõõm teid siin näha, et olen ka pikalt mõelnud teid siia kutsuda. Ja täna jõudis see päev siis kätte, et ma tean, et rahatarkuse jagamine ei ole teie põhitöö. Et millega te igapäevaselt toimetate? Mina tegelen siis peamiselt ehitusega, ehituse peatõvõtuga. Ja siis ka on veel kõrvalettevõtlustegevused, siis tegeleb raamatupidamisega ja natukene ka kinnisvara arendamisega. Ja igapäevatöö mõttes, kuhu sul kõige rohkem ressurssi läheb või kuidas su päev välja näeb? Ja ikkagi 90% mu ajast võtab ikkagi ehituse peatõvõtt, ehk siis ehitussektor on põhitegevus, ei ole finantssektoriga kuidagi seotud. Ja Marek, sina? Ja palgatööna teen müügitööd ja tüüke ühe väikse Pärnu ettevõtte heaks. Olen siis Lõuna-Eesti piirkonna esindaja ja igapäevaselt siis külastan oma kliente kord kuus nii-öelda sükse tsükliga ja algul see valdkond oli minu jaoks võõras, nüüd ma olen seal 2 aastat olnud, et järjest nagu selgemaks saab, aga müügitöö mulle meeldib, et endal siis kõrval on ka väike süke IT-ettevõte, et pakume spordiklubidele nii-öelda siis võistlushaldusteenuseid ja nüüd ka siis videostriimi edastamist pildi võimalust, et see on süke põnev väljakutse, mis siis jääb siis palgatööst kõrvale ja kus ma siis panustan nii-öelda oma ajakapitali hästi palju. Aga põhiressurss läheb ikkagi palgatööle täna? Ja ta ajaliselt võtab ikkagi rohkem, aga kõik, mis on vähegi võimalik, siis ma tahan tegeleda sellega, et sellega ma igalt poolt nagu tegeleda selle asjaga, et ei pea asukoha pärast muretsema, et IT-teenus ja ka näiteks kuskil Eestist ära olles nagu teha, et ma ehitangi pigem sinna suunda enda seda, mida ma tahaks teha nii-öelda siis, kui ma olen pensionil. Jah, et ükskõik kust on ju ja just seda, mis sulle endale ja sport on mu kirg ja sportlasi või spordikorraldajaid aidata, et see on ka nagu siuke äge väljakutse. Saan aru, et sinul ongi see igapäeva osa, et sa ei too ka eraldi välja, et ma panustan või teen sporti, et see on elementaarne hügieen. Ja, et kuidagi eks terve elu spordis oldud neid võistlusi ja asju korraldatud, siis sul tekib mingi siuke visioon, et ja mingi kvaliteedi nagu standard endal, et siis proovid nii-öelda nagu nügimisest rääkisime, siis vaikselt kõiki nügida neile paremas suunas, et nagu pensioni koguminegi, et see 3. sammas, mida me nügime inimesi tegema, et paljud ei tea seda, mis on võimalik teha, et siis nagu teen spordis sama. Aga sa juba jõudsid muidu vaikselt rahatarkuse teemadeni ka, et kuidas sa sinuni need rahatarkuse teemad jõudsid või mis hetk see oli, kus sa tundsid, et nii, nüüd ma pean võtma selle asja käsile? See oli 2018 detsembris ühel koosolekul, kus ma tundsin kuidagi, et ma olen ehitanud ühte asja, ehk siis ühte MTÜ-d pea oma terve elu ja tegelikult MTÜ ju on nii-öelda kogukonnale ja ma ise endale nagu midagi ei olnud teinud ja isegi oma rahaasjad ei olnud üldse korras, et ma siis elasin palgapäevast palgapäevani, et praktiliselt midagi alles jäänud. Et ma olin siis, 37, ehk siis päris palju oli nagu enda puhul tegemata, kui töö juures oli kõik nagu hästi, nagu rahaasjad korras. Ja sealt siis ma hakkasin pihta, nagu vaikselt siis kuidagi otsima, lugema. Ja esimene selline YouTube'ist ma leidsin kuidagi siis Jim Rohn
on selline mentor ja siis tema videosid vaatame, et sealt kuidagi see mõtteviis hakkas muutuma ja siis vaikselt käitumisse viima seda. Et selline teadlikum rahatarkus algas koroona ajal. Et 21 aprill siis tegin vaatasin, kus mu pensionisambad päriselt on ja siis liigutasin need indeksfondi ja sealt siis hakkas see lumepall veerema. Nii et tuleb aitäh koroonale ka öelda. Jaa, ma olen paljudele öelnud, kui ma kohtun inimestega, et see koroona aeg või sellised rasked ajad on tegelikult hea aeg võib-olla muutusteks ja oma teed muuta ja midagi teistmoodi teha või siis vaadata, et kas ma sellist elu tahakski pärast ka elada. Et oli siuke aeg mõelda nii ja see on olnud üks parim nagu see hetk muutuseks. Just, et sul on aega mõelda. Nii, Tõnu, kuidas sina jõudsid rahatarkuse teemadeni? Kõigepealt see, et Marek ütles väga hästi, et see tervislik eluviis on ka nagu hügieen keha eest hoolitseda, et minust rahatarkus on ka hügieen ja see peaks olema korras, et sa teed seda loomulikult mõtlemata. Aga mina alustasin siis umbes täpselt 9 aastat tagasi. Ehk siis Marekist juba rohkem aega tagasi ja siis ma olin 26 aastane. Käisin ülikoolis, kirjutasin oma lõputööd ja väga tüüpiline sattus laua peale Rikas isa vaene isa. Ehk siis ja veel mõned äkki Jaak Roosa raamatud just tulid siis ja neid siis ma lugesin lõputöö tegemise kõrvalt ja sain väga suure inspiratsiooni ja soovi investeerida, aga raha ei olnud, tööl ei käinud. Korra küsin, kas see lõputöö oli kuidagi seotud majandusega või ei, mida sa üldse õppisid? Õppisin ikkagi ehitusinseneriks, ehk siis oli magistritöö ja hoopis ehitusega seotud täiesti teine teema. Aga siis läks hoopis nii, et väga suur soov oli investeerida, aga raha veel ei olnud ja siis saigi nagu plaanid paika panna, et mina siis pidin siis mitu kuud kannatlikult ootama, enne kui ülikool lõpeb ja oma esimest palka hakkan teenima. Ja siis alustasin investeerimist sellises seisust, et mul oli elukaaslane, üks laps, kes oli ligi 2-aastaseks saamas. Ema palk lõppenud, teine laps oli kõhus ja endal vara peaaegu üldse ei olnud. Ja läksin tööle, siis esimene palk oli, mis ma kätte sain, oli 1000 eurot neto. Ehk siis 1000 eurot kätte ja otsustasin esimesest palgast alates 50% investeerida. Ehk siis 500 eurot investeerisin, 500 eurot siis meie pere elas, et siis aga kui sa olid tudengi eluga harjunud, siis ka elustandard oli võrdlemisi madal, ehk siis ma elasin isa juures, tegelikult teen seda siiamaani, sest paaris maja, isal on nagu üks pool ja mul siis teine pool, et elan seal siiamaani. Ja sealt siis läks ja tegelikult see 50% palgas, siis sellest ei ole taganenud. Ehk siis võib-olla mõni kuu, aga selles mõttes üldjoontes aasta keskmiselt ikka pigem rohkem. Ehk siis higi ja pisaratega teenitud raha, et seda saab investeerida. Aga kuidas naine niimoodi kõrvalt vaatas või ütles, et kuule, meil on vaja rohkem süüa või ma ei tea midagi muud osta või reisile minna? Või millest sa tunned, et oled loobunud selleks, et täna ma saan aru, kohe me varsti jõuame sinna ka, et kus sa täna oled? Et tegelikult tõenäoliselt ei ole millestki pidanud loobuma. Ehk siis ehe näide, et võib-olla olin äkki 1,5 aastat investeerinud ja siis kutsuti pulma Lõuna-Afrikasse. Ja siis Safari pargis koos sõbrad ja teistega ja siis me saime terve perega sinna minna rahulikult, sest ei pidanud nagu muretsema selle pärast. Et sa võtsid juba sealt investeeringutest selle raha? Jaa, et lihtsalt juba see rahaline hügieen on paigas ja saad aru, et sa võid seda lubada, see ei muuda pikas plaanis väga palju, et me tõesti, ma ei ole kunagi teinud eelarvet, mida me siis ka nüüd õpetajatele õpetame, aga kuna ma olen alati kohe pool raha ära pannud, siis ma ei ole pidanud nagu jälgima seda, ja muidugi ma hakkasin kohe ka lisaraha teenima erinevate võimalustega, et ostsin korteri, ise remontisin, üürisime, müüsime, igasugused muud tööotsad ja pere kõrvalt ilmselgelt pere esimestel aastatel kannatas kõvasti. Et seda sai aastaid lapitud pärast, aga jah, et teistel ei soovita nii tõsiselt alustada, et võib-olla
järk-järgult, aga just oligi see, et ma sain peale ülikooli oma esimesest palgast kohe seda tegema hakata. Ei olnud juba elustandard nii kõrgele tõusnud, et hakata seda säästumäära otsima. Aga ettevõtlusega hakkasid sa millal tegelema? No tegelikult see ettevõtlusega alustamine ja üldse koolitöös on ka pikem lugu, aga esimese ettevõtte tegelikult ma sain päranduseks. Et mul ema suri, kui ma olin 19 aastane ja ema tegeles raamatupidamisega. Ettevõtte too hetk oli, kui ma õigesti mäletan, oli võlgades ja üsna kehvas seisus, et ma arvasin, et ei ole mõtet seda pärandit vastu võtta, aga mina tahtsin. Ja see raamatupidamise ettevõte tegutseb siis tänaseni. Et on kasumlik, väike kasum, nii-öelda lisarahavoog mulle. Et ettevõtjaks sain juba siis on juba raske arvutada 16 aastat tagasi, kui ma õigesti nüüd arvutan. Aga põhiettevõtlus ikkagi algas minu jaoks 6 aastat tagasi, kui ma loobusin nii-öelda palgatööst ja hakkasin täiskohaga ettevõtjaks, tegin oma ehitusettevõtte. Aga ma saan aru, et sa nii-öelda töötasid ka ennem ehitusettevõttes, ehk siis sealt tegid lihtsalt otsustasid, et ma nüüd hakkan teen enda asja. Jah, ma töötasin varem ka peatöövõtte ettevõttes insenerina, platsi insenerina ja siis tegelikult samal ettevõttele siis lõpuks tegin tütarettevõtte, sest ma tahtsin, niivõrd suur soov oli teha oma asja teistmoodi, mingil määral ja siis, ja kuna mul olin üle 2 aasta juba investeerimisega tegelenud, väike tagavara oli selja taga ja siis oli nagu julgem seda otsust teha ja valida see, ma ütleks, et raskem tee, ettevõtluse tee kui palgatöö tee. Aga kui palju sul täna on alluvaid või kelle eest sa pead nii-öelda vastutama või kellega palga eest sa tegelikult vastutad? Jah, et kui selle raamatupidamise juurde tagasi tulla, siis on endiselt 2 töötajat, kes ka siis olid, kui ma selle päranduseks sain samad töötajad siiamaani. Üks nüüd ongi pensionär või pensioniealine ja siis temal nüüd vähendamegi töökoormust lähikuude jooksul. Ehk siis ta jõudis selle tõdemuseni. Ja ehitusettevõttes siis on täna mul 2 projektijuhti tööl, pluss ise teen tööd. Vahepeal oli 3, aga ei ole teadlikult ettevõtted suuremaks ajanud, sest me tegeleme kindla nišiga ja ei taha teistega konkureerida. Niisugune teadlik valik. Sa tõid väga hästi sisse, et palgatööl on lihtsam käia, kui olla ise ettevõtja. Et seal on see aja planeerimine ka või ma ei tea, mis on kõige raskem sinu jaoks või keerulisem? Ja absoluutselt, et ega see ettevõtte alustamine, sa teed kõike. Sa enda kontori koristamisest kuni siis süvened sinna raamatupidamisse, lepingu põhjadesse, kliendilepinguid ja veel kõige siin otsa siis teed seda nii-öelda projektijuhi tööd või ehitusjuhtimise tööd ka, mis raha sisse toob. Ja turundust ka veel, eks ju? Jah, sellega läks meil teistmoodi, et kuna mul ei ole endal sotsiaalmeediat ja pole ka ettevõttel kodulehtega mitte midagi, siis reklaami pole kunagi pidanud tegema ja turundust, et on jah. Nii on ka veel võimalik. Teen tööd ainult tuttavatele ja siis sellisele ringile, et ma ei ole pidanud seda tegema, aga ütleme ettevõtja töö kui selline, siis et jah, kindlasti ei soovita kõigile, et see nõuab väga palju aega, aga jah, mina paraku ei ole osanud seda väga hästi teha, et ma olen loonud endale töökoha, mitte nii nagu Marek, kes siis loob endale sellist rahavoogu. Ja loob ettevõtet, loob sissetulekut, sellist rahavoogu, et mina lõin ettevõtte konkreetselt töökoha, mis on seotud väga palju minu isikuga. No nii, Marek, saad ka nüüd vahepeal sõna. Tahad sa midagi lisada selle ettevõtluse koha pealt? Ja, ma tunnen kuidagi sarnaselt ennast Tõnuga hästi ja sellest kogu tema 50% teekonnast, et ma alguses ka võtsin ikkagi sihiks, et jõuda ka sinna nii-öelda tollel hetkel 5 aastat tagasi see 50% klubi, lugesid sealt Jaagu raamatust ja panin sinna teele nagu minema, aga see hetk, kui Leila tuli minu ellu ja siis hakkasime nagu teisi asju mõtlema, et siis ma sain aru, et tegelikult ei ole vaja nii palju ennast piirata, et vaikselt juba läheb nagu hästi ja tegelikult nagu hoida seda harjumust, et panemegi iga kuu mingid eesmärgid rahalised, mis meil on enda kulueelarves ja kõik, mis üle jääb, siis investeerime või siis teeme natuke heategevust ja
paneme enda projektide jaoks kõrvale, et aga see ettevõtluse pool jah, et mul see väike sihuke IT ärike on olnud seal juba aastast 2016 koroona ajal, ta jäi põhimõtteliselt seisma, et võistlusi ja asju ei toiminud ja siis ta ärkas nii-öelda ellu kuskil seal 2022, hakkasid spordiklubidele võistlusi tegema. Ja nüüd siis ta niimoodi on ikkagi kasvanud, et me kahekesi seda teeme, või tegime, nüüd me oleme juba kolmekesi. Aga et põhitööde kõrvalt, me oleme lihtsalt spordifanatid, et üks arendaja töötab Scoros, on siis majandustarkvara ettevõtte Eestis ja teine mees on mul nüüd siis 2,5 kuud olnud pundis ja tema on siis konkureeriva pangaasutuse infrastruktuuri arendaja ja me oleme kõik spordifanatid ja teeme seda oma põhitöö kõrvalt õhtuti öösel, et ja siis 2,5 kuuga on see tehtud nii-öelda väike pivot või suunamuutus seal, et me oleme kokku ehitanud selle ettevõtte niimoodi, et siis meie platvorm, mis oli enne, kus sai võistlusi teha, nüüd on võimalus ka siis müüa striimi pilti, et kui sinu laps kuskil võistlusel näiteks Soomes ise minna ei saa, siis sul on võimalus siis neid mängude eest mingi sümboolne toetus maksta ja neid mänge vaadata. Et sellist lahendust pakume korraldajatele ja neile inimestele, et ma vaikselt jõudsingi selle rahatarkusega sinna, et kui me räägime sellest, siis mul on nüüd reaalselt noortele või kellel iganes võimalus ka siis pakkuda midagi, kus nad saavad ise raha teenida. Lihtsalt nad peavad teadma, kus mingid võistlused on ja võib-olla sinna appi minema, et kes tunnevad, et see teema neile huvi pakub, et siis võivad kunagi hiljem või võivad julgelt kirjutada, et me saame tutvustada, et see on minu enda jaoks põnev, kuna sport on olnud terve elu. Mul üks sõber kunagi ütles, et me seal oma kodukandis, siis kui alustasime jalgpalliga ja kevadeti, ma ise ei mäletanud seda, aga ta ütles, et kui me olime seal 12-13, korraldasid meile kogu aeg turniire, et ju see on siis sealt nagu sisse jäänud ja see on nagu veab mind. Et ettevõtlus, kui Tõnu ütles, et on raske, jah, võib-olla ta on selles suhtes raske, et sa peadki suutma seal nagu näha, et kas sa ehitad sinna endale töökohta nagu kogu aeg või see on selline töö ettevõtlus, et sa saad ise ära ka käia ja see asi toimib. Et mina teen nagu seda teist poolt rohkem. Kõik ei sõltuks sinust. Jaa, et päris paljud saavad ise nende asjadega juba hakkama ja seda nüüd uut lahendust lihtsalt me ise testime ja tahame näidata nendele korraldajatele, mis on võimalik, et nad saavad kõik seda ise teha. Aga praegu me teeme jah niimoodi, et pigem on ta nagu startupi kujuga ettevõtte, aga ilma siis kapitali suurelt kaasamata, aga me ei ole kunagi välistanud seda. Et kui see vajab, siis me peame midagi tegema. Aga räägi veel mulgi rahatarkusest, et kuidas see tekkis ja mis asi see on ja mida te täna seal teete? See oli jah rahatarkuse teisel aastal, kui mul on nagu harjumus, et kindlalt nagu paika pandud, et iga päev ma proovin teha vähemalt 30 minutit mingit liikumist ja 30 minutit ennast harida. Et ma võtan arvesse pigem raamatu lugemise, kuigi ma kuulan tunde podcast'e, siis ma neid nagu arvesse ei pane. Et see on nagu lisa, et enne stuudio alustamist mainisin, et ma olen kogumispäevikust vist kõik ära kuulanud siiamaani. Wow, väga äge. Et ma olen need kõik, mis need podcastid ikkagi tulevad, müügitööga ma saan palju sõita, pikki otse, et siis ma ikkagi kuulan kõik ära need nädala jooksul, mis tulevad ja mul oleks korra mõte lendama mulgi rahatarkus ja siis tuli ühe raamatukogu külastusel oma kodukandis, läksin raamatut laenutama, siis vaatasin äge koht on, et siin võiks ju midagi veel toimuda. See on Tarvastu, eks? Jaa, Tarvastu, nüüd on Viljandi vald, et Mustlas ja Tarvastu raamatukogus siis käisingi juhatajale välja idee, et võiksin teha kogunemist, et vaadata, kas on veel rahatarkusest huvitunud inimesi ja siis üheskoos seda asja teha. Ja see esimene kord oligi 4 inimest koos minuga, raamatukogu juhataja ja siis 2 külalist oli.
ja sellest siis on kasvanud selline kogukond, et iga kuu me proovime midagi teha, mingeid sündmusi ja kord aastas on siis siuke suvine nagu festival, investeerimisfestivali väike vend või õde, et neile, kes 3 päeva ei taha, aga saavad 1 päevaga ka päris palju ja tulla siis oma sõpradega kokku, kes siis on ka investeerimishuvilised. See ka toimub ju Viljandimaal on ju. Jaa, et ma siia tahtsingi, et kutsun siukse väikse, teen väikse siukse mängu ka, et ma annan siis ühe piletipaketi kogumispäeviks, siis näiteks võiks teha mingi mängu oma osalejatele, et siis on võimalus võita see, et selle ütlen siin välja, et see hiljem siis, kui teie teete mingit üleskutseid, siis on see olemas, aga jah. Kui suureks see grupp tänaseks kasvanud on nüüd 4 rohkem seal inimesi? Meil käib, sõltub esinejatest, et nüüd meil selle aasta algusest Küllike Pihlap, kellega me koos selle tegime, jäi nagu rohkem enda brändiettevõtte juurde ja siis minuga liitusid Margarita ja Sander Liljenthal, kes on Viljandi inimesed nagu füüsiliselt seal nagu mulgi inimesed jälle juures. Ja siis nendega koos oleme nüüd Viljandi raamatukogus teinud iga kuu selliseid nii-öelda siis kohtumisi. Tõnu käis hiljuti seal, lastele investeerimine oli teemaks. Ja nüüd eelmine nädalavahetus oli meil nii-öelda noored, 2 noort siis rääkisid oma investor teekonnast. Et üks sealt Valdorfi kooli õpilane, kes tegi lausa loovtöö sellest. See on põnev isegi kuulda. Ja et ma kahjuks ise ei saanud seal koha peal olla, aga mulle meeldib, et kogukond toimetab ka ilma minuta. Et see oli eesmärk kindlasti, et tekiks siuke mulgi rahatarkus bränd, mille külge inimesed saavad koonduda, nagu on kogumispäevik, et seal grupis ju inimesed samamoodi jagavad igast ägedaid mõtteid ja praktikaid, et pigem just see, et sul oleks koht, kuhu tulla ja küsida ja siis koos teistega liikuda. Aga kas need kohtumised on ainult füüsilised või te teete üle näiteks Teamsi ka? On olnud erinevaid, aga need suvised me oleme proovinud niimoodi teha, et me siis teeme salvestuse ja siis hiljem paneme neid üles. Tekiks kõigil võimalus ka kogeda neid, kes kohale ei tule. Aga nüüd viimane aeg on meil olnud kord kuus füüsiliselt, seal Viljandi raamatukogu on hea partner, nad tahavad, et me tuleks sinna. Et seal on ka siis tutvustatakse kõik rahatarkuse raamatud on ilusti välja pandud riiulitesse ja nüüd järgmine on meil 3. mai ja siis on minu arust sinu eelmine külaline meil seal. 50+ oli see investeerimise teema. Mul tule nimi nüüd kohe meelde. Sa mõtled see, kes me käis just eelmises podcastis ka. Just ma kuulasin seda ja siis ma vaatasin, Margarita oli temaga kutsunud, et... No väga hea, siis mitmes kohas kohe kajastatud. Jaa, aga jah, see annab nagu, seal käib erinevad, et kui oli kinnisvara teemaline, siis oli kuskil 30 inimest saalis seal nagu kuulamas. No see peegeldab Maarjo Karro, Viljandi kohalik kinnisvaramaakler ja minu arust oli ta täitsa mitmekordselt finantsvaba nii-öelda siis oma kulude mõttes, et väga tubli jällegi tema juttu sain kuulata, aga muljed teistelt olid väga head. Aga mis endale sulle andnud on selle eest vedamine või eks sa siis puutud ka väga palju selliste teiste inimestega kokku, keda see teema huvitab, et mis, ma ei tea, mõttekohti või selliseid õppekohti sa ise oled sealt saanud? Mulgi rahatarkus minu jaoks on olnud kogu aeg selline sotsiaalne ettevõte, et jõuda ise ka nende usteni, mida võib-olla üksi ei saa avada, aga mida saab koos näiteks sellest samast valdkonnast huvituvad inimestega nagu teha, et olen jõudnud õpetajate rahatarkuse mentorklubisse läbi selle siis Tõnuga kohtunud ja siis Tõnuga nüüd vahepeal teeme koos trenni ja et eks see toob sinu ellu need inimesed, keda sa tahad ikkagi, kes oleks su ring on ju, et kes aitavad sind edasi ja siis sina aitad neid. No see sama mõtteviisi teema on ju, et. Ja
ega keegi ei taha ju, et meid ümbritseksid inimesed, kes meid maha tõmbavad ilma nagu kritiseerivad kuidagi ilma argumenteerimata või et noh, kui mingit teemat lahata, siis pigem ikka niimoodi, et seal on kogemusega inimene sul vastas, kellel on mingi teistsugune lihtsalt nägemus. Tõnu, kuidas sina oma töötajaid motiveerid rahatarkuse teemal? Jaa, tegelikult ma ise olen ju siis umbes täpselt 9 aastat enda rahaasju jälginud ja seda teekonda käinud, siis viimased 4 aastat olen ka siis jaganud rahatarkust alustades siis oma lastest. Õpetajate mentorgrupiga liitusin pea 4 aastat tagasi, 4. hooaeg minu jaoks. Ja siis ka oma töötajaga, ehk siis sellest ajast on mul praegu üks töötaja, kes siis see aeg ka oli umbes 4 aastat tagasi, siis temaga sai tehtud nii-öelda talle väljakutse. Et tegin umbes, kui ma õigesti mäletan, 7 ülesannet, et kui need ära teeb, siis saab minu käest preemia, mida siis saaks hakata investeerima. Mis need näiteks olid? Näiteks oli see, et oma puhasväärtuse arvutamine, tulude-kulude analüüs, pead tegema 3. samba, väga karmid nõuded, 3. sambasse ka automaatne sissemakse ainult 100 eurot kuus. Ja praegu kohe ei tule rohkem meelde, aga veel mõned asjad ja siis täitsa arvestatav nii-öelda tasu siis selle eest. Aga jah, see konkreetne töötaja on tänaseks, tema portfell koos naisega on täiesti arvestatav ja vaatab ka kinnisvara Lõuna-Euroopasse. Loodame, et ära ei lähe su juurest, et kui on finantsvaba, et siis vaatab, et ei peagi töötama. Ega mina kinni ei hoia, et selles mõttes see on ainult hea meel, kui leiab uue väljakutse ja mina saan aidata ta nagu paremasse seisu, et kui aus olla, siis see üks teine töötaja, kes ma vahepeal oli, siis ta oligi mulle tööle tulles juba finantsiliselt väga heas seisus, peaaegu et vaba võiks öelda. Ja siis oligi selge, et tööd tehes tal olid teised huvid, hoopis parem meelega mängis discgolfi näiteks. Et sellepärast meil läksid töösuhe läks laiali, sest et ta ei pidanud ka enam nii palju pingutama, et ilmselgelt saan väga hästi aru, et kui sa tööd ei pea enam rahast tegema, siis saad teha ainult seda tööd, mis sulle meeldib. Ja kui ei meeldi, siis peabki valima midagi muud. Et see annab selle valikuvabaduse, et oma töötajate puhul samamoodi, et kui saan neid paremasse kohta aidata, et siis ainult hea meel selle üle. Aga miks sinu jaoks see oluline on? Tavaliselt tööandja, see on tore, et ütled, et kuule, et sa võiksid hoolitseda selle või teise eest, aga... Jah, võib-olla sellepärast, et ma ise olen selle tee läbi käinud, ehk siis ju näed, kui raske alguses on ja siis ega jah, kellelgi nõu ju küsida ei ole, loed küll raamatuid ja ise proovid ja katsetad, ehk siis on ju väga suures koguses ämbreid läbi kolistatud, proovitud on ju investeerida igale poole. Kõik võimalikesse kohtadesse olen saanud suuri võite, suuri kaotusi, et kõiki neid asju proovinud, et siis saan olla seal nõu ja jõuga kõrval, et kui küsib, et ega midagi peale ei suru. Et selles mõttes aga alati toetan, vastan või kui arutada tahab, siis võib-olla mõnikord olen liiga kriitiline tema ideede koha pealt, et võib-olla see on rohkem emotsionaalne otsus kui mõistlik otsus, kui nagu rahaliselt mõistlik otsus. Et selles mõttes, jah. Kas on kindlasti see tunne ka, et inimesed kogu aeg lükkavad neid otsuseid edasi, et millal nüüd hakata, ma ei tea, meelerahufondi koguma või millal investeerima hakata, et seesama, et kui sa paned sellise fakti, et siis on täpselt võtta või jätta, on ju, et siis on lihtsam ka minna sellele teele. Ei, igasuguse asjade või paljude asjade edasi lükkamine on isegi hea, kui sa lükkad tarbimist edasi. See mõjub väga hästi, aga investeerimisega alustamine jah, et ma ei oska ju, ma ei tea, et ei julge. Et seal on jah, mingid sammud, kuskilt on vaja midagi ära proovida, väikeste summadega, väiksed kaotused, väiksed vead, et lihtsalt hakata peale. Et see ei ole raketiteadus, et
ega mulle nii väga meeldis see Peeter Koppeli ütlus, et tema oli kuni 35. eluaastani oli tropp. Et ma võin enda kohta sama öelda, et ma olin täielik tropp, aga siis mingi hetk lihtsalt prioriteedid muutuvad, leiad naise, saad lapsed, teed rahaasju korda ja siis ja kõik muu eneseareng sinna juurde, et siis lihtsalt elu läheb niivõrd palju paremaks ja ma ise tunnen, et see rahaline pool on niivõrd palju nii oluline olnud, sellepärast see annab valikuvabandust ja proovida uusi asju. Ja ma arvan, et see on väga oluline. Mitte kõige olulisem asi maailmas, aga üsna oluline. No just, et on eriti oluline siis, kui teda ei ole, et siis sa tunned seda, et kui ta on enam-vähem korras, et siis ta enam nii oluline võib-olla ei ole. Jah, et siis tegelikult inimesel ei ole ainult ju rahamured. Et kui tal raha ei ole, siis on rahamured, aga kui raha on, siis on kõik muud mured. Et muredest puudus ei ole, et neid muresid jätkub ka rahatarkadel inimestel piisavalt. Te olete mõlemad olnud siis nii-öelda mentorid ja kogukondade, kas siis eestvedajad ja üritustel, esinejad, korraldajad. Et mis on inimeste peamised mured, millega nad maadlevad või mis neid nagu huvitab või milles nad sellist abi vajavad? Mis mulle tundub ikkagi oma asjadele peale vaatamise julgus võib-olla, et nagu päriselt süveneda, et kus mul siis raha tuleb ja kuhu läheb ja seda natuke aega siis nagu harjutada seda distsipliini. Et ma arvan, et sellega on raskus, et no ma ei ütle, et seda peaks tegema, aga kui sul on see koht, et sul on nagu probleemid, et sul üle ei jää ja pead mingid laenu hakkama võtma, et siis peaks stopp tegema, et ikkagi asjad nagu päriselt üle vaatama enne kui lähed sellise ohtliku tee peale. Ja mina nii tegin ja tegelikult aasta aega alguses paningi kulusid kirja ja siis nägin, et et 100 eurot hakkab üle jääma, kui ma teen neid asju. Algul mu mõtteviis nagu läks ka võib-olla liiga sinna, et enda heaolu kärpima hakata. Aga siis said aru, et tegelikult see ülemine ots, et seal on nagu piiramatu pool, et pigem sinna hakata juurde ehitama nagu siis lisasissetulekuid. Et seda ma olen siis sellest ajast kogu aeg nagu hoidnud sükest mõtteviisi ja tegevusviisi. Et ma ütleks, et võib-olla kõige raskem Tõnu mainis ka, et see alustamisjulgus. Minul pole kunagi uute asjadega, ma lähen alustan ja õpin käigu pealt ja muudan käigu pealt, aga ma ei lähe kuskile, siin, kui ma olen investeerima hakanud, siis isegi too hetk nüüd tagantjärgi mõeldes, ma panin kogu oma meelerahufondi ühte aktsiasse, mis mul on siiamaani portfellis ja ma olen seda kogu aeg juurde ostnud. Sest ma olin selles nii kindel, et see on nagu midagi rohkem kui lihtsalt nagu aktsia, nagu ma investeerisin ikkagi ettevõttesse, aga nagu kuulajatele, et ärge siis päris kõike kohe ka ühte kohta pange, et alustage väiksemate summadega ja aga lihtsalt tagantjärgi ma mõtlen, et ma teeks täna täpselt samamoodi, kui ma tean, et mul on palk ja ma teen lisasissetulekuid. Siis võib nagu nii teha, kui sa lühiajaliselt nagu toimetad. Aga ikkagi minul endal on siuke südamerahu 2-3 kuud on nagu, et oleks kõrval täna vaba raha. Ja jällegi see sama sissetulek on ka ja vajadusel sa saad siis investeeringuid müüa, kui peaks rohkem olema vaja. Ja, et inimestel pigem on et see alustamise julgus, et võib-olla seda infot on väga palju, et minu jaoks täna aga ma näen järjest rohkem igasugused pettusi tänu tehisintellektile, neid sõnumeid, kõnesid tuleb isegi mulle pea iga päev, et seal nagu toimetada, inimestel võibki seega nagu võtta hirmu, et ma pigem ei tees üldse midagi, ma ei tea, mis on nagu õige enam. Ma ei tea, mis Tõnu arvab. No mina jõudsingi selleni, et kui ma ise juba 5 aastat investeerimisega tegelenud, et siis nagu tahaks nagu jagada või jõudsin arusaamisele, et enne seda ma olin võib-olla isegi finantsterrorist, mulle tundus, et ma pigem nagu vaatasin viltu inimeste peale, kes ei investeeri, kes ei säästa, et kuidas sa nagu aru ei saa, et miks sa seda ei tee, see on ju nii oluline. Aga siis hakkas vaikselt aru saama, et inimestel elud erinevad, mis eluetapis nad on, lapsed, muud kohustused, kodu, kus elada, igasugused laenud on ja sa ei saa nagu päeva pealt seda kannapööret teha, et mina saingi alustada nii-öelda
puhtalt lehelt, kuigi seis oli nagu ta oli, aga puhtalt lehelt nii-öelda, et esimesest palgast kohe investeerima. Aga siis said aru jah, et inimesel elud on erinevad ja siis ma olengi võtnud selle seisukoha, et ma nii-öelda pigem, see kõlab väga meditsiiniliselt võib-olla ja on nagu pigem nagu halvas mõttes, et kogemusnõustaja näiteks, et ma mõtlen seda, et oma rahatarkust, et ma olen nagu pigem kogemusnõustaja nendele, kellele ma siis seda jagan. Et reeglina kogemusnõustaja on see, kellel on mingi halb kogemus, kas siis on mingi haigus, raske haigus on või nii edasi, et vist neid, kellel on kõik hästi, need kutsutakse coach ideks, on ju, aga ma pigem ütlen niisugune kogemusnõustaja. See on päris hea. et ma nagu lihtsalt olen selle koha pealt siiras avatud ja jagan seda, mida ma ise kogenud olen. Ja kuna pole ka finantsalast haridust, eks võib-olla ma jagan seda lihtsamas keeles, seda, mida ma ise teinud olen. Ja ega siis, kui ongi jälle aeg käes, et tulevad uus grupp õpetajaid, ega siis algus hakkadki need tulud-kulud ja siis see laenamine ja lõpuks jõuad sinna välja, et võib-olla piisabki ainult pensionifondidest, 2-3 sammas ja et kui juba need on täidetud, ega siis keskmine inimene ei peakski rohkem tegema, et sellest piisab, et anda meelerahu ja 3. samba näol on ka üsna likviidse varaga tegemist, saad välja võtta, uuesti alustada, millal tahad. Samal ajal saab raha sinu eest tööd teha. Ehk siis väga paljudele mõjub see, et raha teenib raha. Minu lastele mõjus ka see väga hästi, et kas sina tahad elu lõpuni raha teenida või raha teenib sind elu lõpuni. Ehk siis. Kes on boss on ju? Ja, kes on boss ja tõesti, et kui sa iga euro sinna tööle paned, see teenib sind elu lõpuni, kui sa seda välja ei võta. Et sealt võid intressi välja võtta, aga põhiosa ei võta, siis see raha teenib sind elu lõpuni, teoorias. Et igasugused sellised mõtted. Et me täna just võtsime kokku Mastermindi 2 gruppi olid meil, kus siis kogumispäeviklased said osa võtta. Ja seal samamoodi see, et kui sa pead ikkagi tulud-kulud kirja panema ja pigem on see elustiil on ju, millest sul on väga raske loobuda, aga minu meelest sa Marek ütlesid väga hästi, et korra tekkis mõte, et nii ja paljudel tekib see mõte, et issand, nüüd ma pean oma mugavustest või nendest võib-olla emotsiooniostudest või sellistest harjumustest loobuma. Et siin ongi 2 valikut, et jah, võib-olla tõesti on ju midagi üle vaatama või et kas see teenib enam mind, et kui ma kogu aeg, ma ei tea, mingit magusat näiteks ostan, et see on tegelikult halb mu tervisele ja mu rahakotile on ju. Aga vaadata seda teise nurga alt, selline on minu elustiil, et nii-öelda tunnistada, nii ma tahan elada, aga kus ma raha siis juurde saan teenida, et see lisaraha teema, et jällegi, et sa ei pea muutuma, kui sa suudad juurde teenida raha. Aga kui sa ei taha juurde teenida, siis ongi see koht, et tõesti toit on, ma arvan, üks selline teema ja mingid harjumused ikkagi vist on need, mida on hästi raske muuta. Täpselt, ega mina ka ju nüüd 2,5 kuud ei ole šokolaadi, magusad jooke, selliseid asju tarbinud, ma tegin lihtsalt enda jaoks täpselt see sama otsuse, nagu sa mainisid, et kas sa annab mulle midagi. Ja see küsimus on mul peas. Eile ka ilus ilm läksime siis õhtul Leilaga Tartu kevadet nautima ja mina olin siis lapsega pargis ja Leila läks poodi ja tuleb sealt tagasi, siis tal on, me jõudsime tegelikult talle poodi järgi, et ma ostsin endale jäätist, kas sa ka tahtsid, ma ütlesin, ei tea, üldse ei tõmba ka enam, et ma olen, et jah, see sama, et kas see küsimus iga päev, et mis mul on peas, et kas ma lugesin, kas ma liikusin, kas ma tegin midagi oma tervise jaoks, et pigem see mõtteviis ja see harjumus endale neid küsimusi esitada iga kuu, et kas ma investeerisin see kuu, sama küsimus käib sinna valdkonda. Et ja ma teen neid iga kuu, neid tegevusi, iga päev siis neid harjumusi ja nüüd siis nii-öelda testin, et kuidas see magusast olemise elu on. Ma ei ütle, et ma sinna tagasi libastu, aga see tähendabki, et inimesel, ütleme selles teekonnal ta peaks endale jätma alati võimaluse libastuda. Jah, et see ei tähenda, et sa lõpetad ära selle, vaid et jah, läks nii, aga homme saan hakata jälle uuesti. Sest kui sa sinna tagasi kukud ja sa tunned, et see sind jälle teeb õnnetuks, siis sa oled veelgi rohkem motiveeritud seda uuesti nagu pikemalt läbima. Ja ma olen nii palju asju enda elus muutnud, sealt alates sellest siis Excelisse kirja panemisest kuni selleni, et ongi need harjumused, ennast harida. Ma olin inimene, kes ei lugenud raamatuid. Et täna ma olen kuskil 150 raamatut selle 5 aasta jooksul läbi töötanud. Enamus on siis üksed investeerimise, rahatarkuse, psühholoogia, filosoofia. Et saada aru nagu ja avardada oma mõttemaailma.
Aga siin minu meelest ongi see, kuidas sa oma aega kasutad, et mis on sinu väärtused, et kui tihti inimesed ütlevad, et mul ei ole aega seda kirja panna või mul ei ole aega lugeda. Järelikult lihtsalt see ei ole sinu prioriteet. Et see ongi täpselt see, et ta võib olla seal võib-olla 7. kohal on ja jõuad 5. ainult, et siis ongi see küsimus, et hästi tunnistadagi endale, et see ei ole mu prioriteet on, või siis mängida ümber, kui ma ei ole rahul, kui ma ei ole rahul oma tervisega, oma rahalise seisuga, et mängi need asjad ümber siis. Ja see miks, et see nagu tundub nagu, et igal pool seda mainitakse, leia oma miks, aga see miks, et miks sa neid asju peaksid tegema, kui sa tead, mis on see tulemus. Aga miks sa teed? Mina? Jah, mis sinu miksid on, mis sinu eesmärgid on? 5 aastat tagasi, kui ma sellel teele asusin, siis ma Tõnule ka siia tulles mainisin, et mina nägin, et minul on too hetk, ma olin ühest suhtest lahku minemas ja et mul järgmine elukaaslane on sportlik, me tahame teha samasuguseid tegevusi, me kaasame oma lapse oma tegevustesse, ma olen sportlik, ma harin ennast, iga päev loen, annan tagasi kogukonnale ja olen ettevõtlik. Need olid need asjad, millest sa siis lähtuvalt hakkasid teisi tegevusi sinna panema? Et iga päev, kui ma teen trenni või liigun, venitan, mis iganes harjutusi ma teen või loen, siis ma täidan neid eesmärke ja ütleme, et peale palgatööd tulen koju, teen siis oma ettevõtlikke asju, kas või tund või 2 päevas. See oli ka mul eesmärk, täiesti piisab, et olla järjepidev ja kasvada ja areneda ja siis panustadki suhtesse ja lapsega aega ja niimoodi läheb ja oma kogukonda ja selline mu nädal ongi, nädalast lihtsalt seal sees, kuna mul on erinevaid kliente, siis mul tuleb erinevad väljakutsed, et see põnevus säilib, et sealt tuleb see, et see ainult rutiin ei ole. Jah, et üks asi on järjepidevus on ju, aga et jah, just et ma ei taha, keegi taha vist rutiine on muidugi. Käimegi Tõnuga, teeme vahepeal trenni, nüüd ei ole jõudnud siin ühel üks mingi asi käsil, minul teised asjad käsil, et lähme jookseme, vahetame mõtteid, et üliäge vahepeal. Jah, et siduda neid asju oma vahel siis on ju, et mis harib ühtepidi. See on minu miks ja ma olen kogu aeg sellist nagu elu tahtnud endale, ma olen sellel teekonnal, ma ei tea, kuidas ta edasi nagu areneb, aga see kõik jääb. Võib-olla seal tuleb inimesi rohkem juurde, mõned inimesed ei tule minuga kaasa. Aga jah, need, kellega mina tahan nagu oma lähedased, siis nendesse ma panustan ja nendega ühiselt veedetud aegadesse. Et see on nagu pigem tervise järel nagu siis number 2, et ise olla terve, siis saan ma ka teistele aega panustada. Ja et sa teadki igapäevaste sammudega sa liigud oma eesmärgi poole. Nii, Tõnu, mis sinu miks on, mis sinu eesmärgid on, kuhu sina liigud? Ma olen absoluutselt teistsugune, et selles mõttes. No me olemegi erinevad. Et ei olnud selliseid nii konkreetseid eesmärke, olid küll, tekkisid rahalised eesmärgid, rahalise väärtuse, enda väärtuse jälgimine edasi, aga. Kas see oli nagu numbriline, et selleks aastaks tahan saada nii palju kokku või kuidas? Jah, see oli protsendiga väärtusest, et protsentiga see kasv, mis väärtuse kasv võib olema, et see ei ole mitte tootlus, vaid minu väärtuse kasv on ju. Kui suur see oli, ma panin tagasihoidliku 25% aastas väärtuse kasvu, aga see oli, alati oli rohkem, siiamaani on rohkem. Aga tegelikult selle all ju siis, nagu ma enne ütlesin ka, kannatas ju pere, tervis, ehk siis ju tulid lisakilod. Et jah, et see kõige jaoks aega ei jätkunud, et mingil ajal on ju mingid asjad tähtsamad elus ja teised asjad on siis saavad vähem tähelepanu ja siis mingid need muutuvad, enda vaimne heaolu, kõik need asjad, et siis täna pööran selle väga palju tähelepanu, ehk siis perega viimastel aastatel oluliselt rohkem ju vaeva näinud, ehk siis on kaldunud sinnapoole, nüüd on ka need muud vabatahtlikud tegevused, ehk siis ettevõtlus jääb järjest rohkem tahaplaanile. Aga ma ei saa öelda, et sellepärast oleks ettevõtluse tulemus kehvem olnud. Ehk siis asju tein nagu teistmoodi viimastel aastatel. Ja sama tervise teema, et ka, et vanust tuleb juba 35, võrdlemisi noor, aga samas juba keha hakkab tunda andma ja andesta kõike, ehk siis peab oluliselt holikamalt mõtlema sellele, mida sa näos sisse ajad ja liikumise peale mõtlema. Ja et need mõtted on jah, need väärtused on hakanud muutuma.
aga mis põhjusel need on muutuma hakanud, kas ma ei tea, ka mingi läbipõlemine või noh, saadki aru, et nüüd enam nii palju võib-olla siin ühte ei pea panustama, et vaata, no, mis mu ümber toimub, on ju, mis mu lähedastega toimub. Jah, selle koha pealt ma võiks öelda, et ma arvan, et ma olen väga palju asju suutnud ennetada, ehk siis mul ise ei tunne, et mul oleks läbipõlemist olnud. Täna ka tunnen, et on selline väsimus, tegelikult aeg-ajalt on ka olnud, siis võtad mingi puhkuse, praegu on planeeritud nii, et ma puhkan siis maist septembrini, ehk siis maist lähen puhkama, et ma pole kunagi puhanud eriti pikalt ja siis nüüd otsustasin, nüüd on aeg. Ehk siis mul projektijuhid jätkavad töö tegemist, vaikselt õpivad uusi oskusi, annan neile rohkem vabadust. Ilmselgelt oli asi minus, et nad ei võtnud rohkem vastutust. Ehk siis pean ise ka õppima selle protsessi käigus. Ja seesama pikk puhkus nüüd siis realiseerida, et ehk siis mul on ka ju ettevõttel nõukogu, keda siis pidi üsna pikalt veenma, et see on minu jaoks oluline ja miks ma seda teen ja et ma ei tagane sellest. Et ju on lihtne öelda, et kuidas sa saad, et kuidas sa siis ei taha edasi pürgida ja kuidas siis ei taha suuremaid asju ja võimsamaid ja areneda ja. Aga jah, ma ise olen mõelnud, et see ettevõtlus, igasugune ettevõtlus, ma hetkel siis endal 5 ettevõtet, pluss siis sattusin ka erakooli juhatusse. Ehk siis tegevust jagub ja ettevõtlus ei kao mul kuskile, lihtsalt väike paus, et saaks uusi asju tulla, uusi ideid, uusi suundasid, et viimased 6 aastat põhimõtteliselt teinud ühte sama asja. Et siis nüüd tundsin, et oleks vaja siis muutusi. Mis sa seal puhkusel teha plaanid? Või kas sa plaanid kodus olla, kuhugi ära reisida? Mis see sisu on? Mis ootus siin on? Või moljutad lihtsalt? Jah, ma päevast päeva moljutan võrkiiges. Seda teen ka kindlasti. Aga olekski, tegelikult ei ole väga reisiplaani kuskile. Tõenäoliselt ka suviti ikka me käime siin seal üle Eesti nädalad, siin mõni nädal seal ja võib-olla satun ka kuskile välismaale vahepeal. Võib-olla suvi on nii ilus, võib-olla ei tahagi ära minna, et konkreetset plaani ei ole, aga lihtsalt moljutada ja siis on igasuguseid ju muud ettevõtluse vormi, mis natukene hõivavad minu aega, et selle koolijuhatuses tegelen ja veel on mõned vabatahtliku tööd, mis siis minu aega võtavad. Ehk siis ja lihtsalt sellest põhitegevusest kui sellest siis pidada pausi, et saaksid uued mõtted ja uued suunad ja võib-olla ise kasvada samal ajal ja siis kasvatada ka oma meeskonda, ehk siis iseseisvamaks rohkem, et nad võtaks rohkem vastutust. Et see on minu asi neile seda õpetada või anna neile seda vabadust, et nad saaks seda teha. Ma mõtlen just, et kui me rääksime, et perekonnad on erinevad või ütleme, et inimene on erinevates eluetappides, et kui need lapsed on väikesed, minu meelest mulle tundub, et kõik see aeg läheb kuidagi selle manageerimise peale või ma ei tea, naisena mul küll vähemalt. Te muidugi meesterahvana võite öelda kõrvalt, et kas see tundub samamoodi, et siis tundub küll. On ju, et seda aega lihtsalt läheb sinna ikkagi nii palju, et neid teisi asju siis jällegi ongi see sama prioriteet. No mul võin ka nii palju öelda, et ega kui lapsed väiksemad, siis mina panin väga suurt rõhku raha teenimisele ja väärtuse kasvatamisel, mis tagantjärgi vaadates oli liiga jabur tempo oli. Aga eks pere kannatas selle all ja peamine roll oli ju naisel, kes siis oli ema puhkusel. Hiljem läks siis tööle tagasi. Aga nüüd, kui juba lapsed on mul 8 ja 10, siis nad on väga iseseisvad. Kool on meil kodule väga lähedal. Et ja küll nüüd talvel siis trenni sõjutasime neid, aga nüüd siis ilmad soemaks lähevad, siis saame ka selle nendele endale siis delegeerida, et ise saavad endaga hakkama. See lähevad rattaga või bussiga ja et jah, eks see. Aga mulle tundubki, et see on hästi tavaline, see ei ole kuidagi üldse nagu veider, et siis kui lapsed on väiksed, naine on kodus, mees siis, et kas see on, ma arvan, see vastutuse tundmine, et nii, mul on nüüd nagu lapsed ja ma pean selle perest hoolitsema ja tagantjärele mõtlen, et võib-olla oleks võinud rohkem olla kohal ja vähem teenida, aga hästi palju ma kuulen seda. Ma ei tea, mis see meeste peas toimub siis? Mina teadlikult muutsin, kuna ma esimese 2 lapse elus nagu väga palju kaasa ei ole löönud. Aga mis põhjusel ka? Kas sa olid siis ära, tegid oma tööasju, trenne? Et mul on olnud selline väga kirju elu, et Mirtel, mu vanem tütar, tema emaga me läksime suht varakult nagu lahku ja siis
minu teine tütar Simona sündis siis, kui ma ka nii-öelda tuli nii-öelda minu seiklustest, mida ma mitte kunagi ei kahetse, et ma olen oma lastele olemas olnud, aga ja toetan neid iga kuu ja aga nüüd oli kindel eesmärk, et ükskõik, mis ma teen, see peab olema selline tegevus, et mul peab olema pere jaoks ja lapse jaoks aega, et ma tahan selle kõik ikkagi ilusti läbi teha. See oli see visioon, mida ma endale ka juba nagu kujutasin ette, et ja ma naudin seda, et on küll ju ikka unetuid öid ja selliseid asju, aga noh, see on kõik ikka kõige ägedam aeg, mille nimel nagu muid asju teha vahepeal, aga see on kõige ägedam aeg. Tõnu, kuidas sa tunned? Jaa, ega mul ju seda teist ringi pole peale tulnud, et järgmist last, kellega siis targem olla, et eks siis selle koha pealt saan öelda, et tegin nii hästi kui oskasin. Et selles mõttes lastega ju tegelikult ikka lapsed on väga iseseisvad, väga osavad, meisterdavad kodus hästi palju, ehitavad endale ise õues igasuguseid asju. Et selles mõttes jah, olen siiamaani nii hea isa kui oskan. Et tagantjärgi oleme kõik targad ja võiks palju asju teistmoodi teha, aga too hetk ei osanud, et selles mõttes jah. Tuleb hea olla enda vastu, et öeldagi, et ma sellel hetkel tegin kõige parema valiku, et selle info põhjal, mis mul oli, on ju, et jah, tagantjärgi tihti on see, et oleks võinud teha sedasi või teisiti ja eks vahel lapsed ka tulevad ja küsivad, et kuule, miks nii või naa, on ju. Aga kuidas sa, Tõnu, sul on nüüd 80-aastane laps, et kuidas sina neile seda rahatarkust oled õpetanud või seda mõtteviisi edasi andnud? Eks jah, see oli umbes 4 aastat tagasi, kui mu lapsed olid siis 4 ja 6, et siis lastel oli ka just sünnipäev olnud ja siis kuna me peres kaasasime rahaasjades lapsi ka juba siis näiteks on mõned üürikorterid, käidki siis peale üürniku, koristad seal või natuke remondid, siis võtad ikka lapsed kaasa, et kuhu sa paned nad on ju. Ja lapsed vaatavad siis selle küsivad, et aga kes siin elab või miks ta siin elab ja siis seletad talle, et siin elavad ühed võõrad onu ja tädi. Et see on meie korter, nad maksavad selle eest meile iga kuu. Kui palju nad maksavad, räägid seda, oi kui palju ja oi kui tore. Ja just, ja sina ei taha mulle osta. Siis näiteks leiavad taarapudeli, räägid, et see on 10 senti, oi päris palju ja no lõpuks niimoodi areneb, et ega siis nad tahaks ka raha teenida. Kuidas saab raha teenida? Siis me hakkasime palka maksma lasteaias käimise eest. 1 punane sent päevas tuli sealt sellest nii-öelda siis meie sellest pajast siis milline sent tuli, 1, 2 või 5 sendina vahet ei ole, aga iga päev siis sai tõmmata sealt sendi. Seal on mingi pada kodus või? Rahapada? No selles mõttes selline punaste sentide väike pada, ega seal on ju mõne euro eest neid on ju. No see aeg on muidugi möödas juba, aga ja siis hakkas sellest, et raha teenida ja siis rahaga polnud väga midagi teha. Eks see meie nii-öelda kokkuhoidlik elustiil, et me ei osta poest kohe kõik asju. Me saame endale kõik lubada, me sööme väga tervislikult nii edasi, aga lihtsalt ei osta mõttetud asju kokku, et siis lapsed on ka üsna sellised targad ja pigem eelistavad kasutatud asju. Näiteks mu laps ostis ise 6-aastaselt telekas, me polnud aastaid kodus telekat olnud. Et ta tahtis väga telekat ja siis mul see 6-aastane ostis ise enda rahast teleka, teine ostis Xboxi. Eelnevalt muidugi tegime lepingu, et kuidas nad seda kasutada võivad, mida nad enda rahast ostavad. Aga ja siis hakkas vaikselt tulema see, et see neile raha teenib raha, et neil on nii palju raha, kuidas saab nende raha tööle panna. Nad hakkasid mulle laenu andma. Mina maksin neile siis 1% kuus intressi ja tegelikult siiamaani, tänase päevani maksan. Et just vaatasin 48 kuud on meil täis saanud, ma teen ka nii-öelda Exceli tabelit graafikut nende väärtusest. Aga summad hakkasid juba minema suureks ja siis oli vaja teha juba investeerimiskonto. Ja sinna siis ka siis valisime ka laste meele järgi aktsiaid, toon näiteks McDonald's, Microsoft, mis selle? Roblox. Apple, midagi oli veel. Ja ühesõnaga siis jälle vaatasime eile jälle äkki Microsoft või kes seal oli maksnud $1 dividende neile. Ja muidugi, kuidas turud on täna langenud, täna hommikul söögilaua teema, et just naine küsis minu käest söögilauas, et kuidas see Trumpi need tegevused meie portfelli on mõjutanud. Meil on ühine portfell, ühisvara naisega, selle ütlen ka ära igaks juhuks. Ei ole minu vara ja tema vara. Et naine küsis, et kuidas see on mõjutanud, ma ütlesin muidugi mõjutanud, et 10 000 eurosid on kadunud.
ja siis, et küsis, kuidas laste portfelli mõjutada, ma ütlen, et ega seal on langus samasugune ja siis lapsed kohe kuulsid, et oota, mis asja, et meil on raha kaduma läinud või kuhu see kadus on ju. Aga siis seletad, et tegelikult täna on ju, täna nagu poes soodushind, kollane hind on täna -20%. Et vaata, kui hea on täna osta, kui nii odav hind on. Ja siis nad arvasid, et oi, kohe tahaks osta on ju. Et no avatult arutame selliseid asju. No. Et aga kuidas nad täna raha teenivad, et noh, muidu öeldakse, et ma ei tea, koolis käimise või hinnete eest ei peaks raha maksma? Jah, kuna mu lapsed käivad Valdorf koolis, siis see hinded pannakse alles 9. klassis, nii et hinnete pärast me ei saagi maksta neile. Aga minu lastel sissetulekuallikad on täna endiselt palk koolis käimise eest, 25 senti päevas, 1. ja 3. klassis vastavalt ja koolis söömise eest teine 25 senti. Ehk siis selles vanuses ollakse väga sellised valivad oma toidu osas ja kui vähemalt koolisööki proovid väikse portsugi, siis 125 senti, aususe peale. Ja kuna ma ise olen ka kooliga tihedalt seotud, siis vahel saan natuke kontrollida ka, küsin niisama muuseas kodus, et mis siis söögiks oli ja siis Terigi on õige vastus ja siis kas ta proovis või mitte, et seega. Ja endiselt taaraäri on täiesti nende käes meie peres, et taara, mis kodust tuleb ja siis kuna me elame Tartus Emajõe lähedal, natuke linnast väljas. Emajões käib väga palju kalamehed jätavad väga palju prügi ja taarat, siis me käime seda seal korjamas. Ja taara otsimine oli meil kunagi väga popp teema poistega, et nüüd väga enam ei ole, aga väga palju taarat leidsime nii-öelda siis ka mujalt, mitte kodust ei tulnud. Ja siis lastel siis raha teenib raha, nad annavad mulle laenu. Mis sa teed selle rahaga? Maksan neile tagasi 6 pärast, midagi ei tee, see on nende kasvatamiseks. Okay, nagu õppeprotsessi osa. Ja, et nad saaks aru, et raha teenib raha. Ja siis muidugi sünnipäevad on ju väga suured tuluallikad. Et need on ühed, sealt tuleb väga palju raha. Ja ega ongi kõik. Aga sa ütlesid, et poes ei osta selliseid, täpselt kui sa saad, ma ei tea, 25 senti koolis käimises, see on natukene üle euro, ei ole väga suur raha on ju, mis sa nädalas teenid. 2,5 eurot nädalas koos söömisega siis jah. Kui mõlemad asjad, jah just. Aga kui nad lähevad poodi, et seda on väga lihtne ära kulutada, aga kas see sama mõtteviis, et me ei käi poes või kui me käime ostame ainult neid, mis meil on vaja, ma ei tea, toitu näiteks? Ei, sellist ei ole ja ma üldse ei keela lastele midagi, et nad saad ise kõik oma portfelli peal või oma raha peal nii-öelda katsetada, et kõik osta, mis tahavad, aga nad arutavad omavahel ka näiteks on ju, et väga ägedad arutelud tulevad poes, et näiteks mõlemad tahavad mingit kommi. Ja siis kui me võtame suurema paki või näiteks krõpsu on ju, suurema paki, siis ju kaalu poolest me saame sama raha eest vähem on just, jagavad selle raha pooleks on ju. Või näiteks üks tahab väga mingit mahla ja siis ta suudab poes seal teisel lapsele, et näed, ma 1 klaasi tee ja müün sulle ära, et siis ma pean sellest vähem maksma ja sina saad ka proovida natukene on ju. Et igasugused sellised mõtted ja kasutatud asjad on ju, nii nagu Xbox kasutatuna, et siis see vanem laps too aeg tahtis Xboxi. Uus on kuskil 400-500 eurot ja kasutatud on 80 eurot, koos saad veel hunnik mänge kaasa on ju. Et igasugused kasutatud asju oleme ostnud, seletad isegi auto peal, et näiteks kõik ju sõiduautod on peres ka kasutatud. Et uus auto on lihtsalt niivõrd palju kallim, et seletadki seda vahet. Et siis mul oleks meelest ära juba, kuidas küsimus oli. Et just, et kuidas nad poes nagu neid tarbivad neid asju, kas nad ostavad või osta või mis kokkulepped teil poe osas üldse? Ei ole kokkulepped ise. Või mille jaoks üldse nad oma näiteks taskuraha kasutavad, et ma ei tea, riided asjad ostavad vanemad on ju? Ei, nad ise ainult enda siis, koolis on ju söök olemas ja ise käivad sõprade kuskil mänguväljakul või kooli vahetunne käivad poes, et kulutavad nii nagu tahavad, et mitte mingid piirangud, aga kuna nad on niivõrd rahatargad juba, siis nad näevad selle nii-öelda intressi, juba isegi liitintressi, kui 4 aastat oled investeerinud, et nad näevad seda tulemust ja siis mul on juba seda ka öeldud näiteks, et miks ma seal koolis pean käima, et kui mul portfell teenib mulle rohkem raha. Ehk siis see on 2,5 eurot nädalas, ütleme 10 eurot kuus, aga portfellist tuleb rohkem on ju. Et siis on nagu koolis käimine nagu üsna mõttetu. Ja siis saad jälle niimoodi seletada, et selles mõttes, et väljakutseid on, aga ma pean seda ka juba maast madalas, see on nagu hügieen, nagu hammaste pesu lapsel võib tulema loomulikult. Et siis ka see aru saam, et raha teenib raha ja on mingid võimalused erinevad, et muidugi vanem peab selle jaoks ka nagu
usaldusväärne olema, et kui vanem ei ole usaldusväärne ja sa talle laenad raha, et see raha võib minna kaduma, et kõigil lastele seda soovitada ei saa, et. Ja ma koolides, kui me käime tunde andmas, siis ma ka küsin lastelt, et nii, et teil tavaliselt on sularaha, et kas vanemad vahel laenavad ka? Jaa, on ju. Aga kas nad intressi maksavad? Ei, on ju, nii, nüüd lähme küsima, siis varsti vanematelt tuleb kõne, et kuule, mida te seal koolis rääkisite? Ja, aga kas investeerimise puhul, kas sinna on on regulaarsed investeerimised, igakuised mingid maksed pandud või te pigem iga kuu vaatate, et kuhu nüüd panna või nad täiesti on see juba nende otsustada? Lastel on lihtne, et seal on, kas oli see kasvukonto? Ühesõnaga, mul isegi ei tule kohe selle toote nii meelde. Siin, et sendid lähevad ja siis kord nädalas investeerib. Täpselt. Kasvukonto ikkagi. Et kõik summad lähevad sinna, seal on ära valitud, ma tegelikult surusin peale neile mõlemale 50% portfellist indeksfondid, ehk siis 2 erinevat indeksit ja siis pool portfelli nad valisid ise. Sealt nimekirjas siis seletad näiteks, et Apple ja neil on mingi vana Apple'i telefon, millega nad teevad neid Lego multikaid kodus, et siis Apple'id tahavad ja nii edasi, et selle põhjal said seda valida. Aga et mis regulaarsusega ongi see, et meie, mulle annavad laenu ju kuuks ajaks, iga kuu 13. kuupäeval maksan tagasi koos intressidega ja nad ise otsustavad, palju nad mulle jälle laenavad. Aga kuna ma ütlen, et summad lähevad natuke suureks, siis ma enda nii-öelda vaesumise vältimiseks siis, et otsustasin nii, et kui nad panevad selle raha enda kasvukontole, et siis mina duubeldan selle, näiteks ta 50 eurot, mina siis duubeldan, ehk siis läheb 100 eurot sinna kontole. Ehk siis sinna nagu muud regulaarsust ei ole, kui see sissekandmine. Aga mulle nad laenu igakuiselt kooli eest nii-öelda palka saavad iga nädalaselt. Ja taara eest juhutöö, et siis kui on, siis tuleb ja rohkem, siis tuleb rohkem ja kui vähem, siis vähem ja siis tegelikult nüüd ka siis nad on natuke väikest viisi juba ka üüriinvestorid, ehk siis teenivad ka sealt regulaarselt tulu. Ja, et võib-olla kuulajatele ka kindlasti paljud ei tea, et need, kes on Swedbanki kliendid, et meil on nüüd mikroinvesteerimine. Et see on analoogne või sarnane kui LHV-l. Ja, aga see mikroinvesteerimine kasvukonto ongi hea noore inimesel just, sest kui sa oled noor, siis sul ei ole seal mingid tasusid. Ostmistasu on, aga sul ei ole ostu ega müüki ega mitte midagi. Swedbankal see on veel parem, aga ei ole ka seda haldustasu. Ehk siis on noorel väga hea koht, kust alustada. No just, ja kui sa väga väikeste summadega. Ja, et kaardiga ka maksad, on, et ümmartab täis summani, et seal on samamoodi, et oletame maksad 1,40, siis 60 senti läheb rahakogujasse ja 60 senti mikroinvesteerimisse ja siis sa saad jällegi ise otsustada, et kuidas sa toimetad. Nii, nüüd me oleme Mareke siin täitsa unarusse jätnud. Kuidas sina ja lapsed ja rahatarkus? Kui ma sain oma asjad korda, siis see sama hetk seal koroona ajal, siis see hetk oligi mõte, et neile samamoodi tegin kasvukontod, isegi kui ma nendega väga nii palju ei suhelnud ja kontaktis ei olnud, aga ikkagi ma juba mõtlesin, et teen neile, et siis kui Mirta saab 18 või kooli lõpetab, et tal oleks siis 4 aastat umbes seal, mina olen panustanud, et siuke äge kooli lõpukink ellu astumiseks on ja et võib-olla hakkab huvi ka tundma vahepeal, kui ma nendest asjadest räägin, et ma seda teen ja siis Simona emaga samamoodi saime kokku, leppisime kokku, et teeme sellist ja siis samamoodi valisime sealt mingid fondid. Et too hetk oli roheenergia hästi popp, on ju, et sinna sai siukest nagu jätkusuutlikku teemat, aga võib-olla see on üks hetk jälle, seal on nii palju aastaid minna, et mine tea, aga saab muuta ka, et ma ei ole ise seda näppinud, et kannan sinna raha ainult juurde ja see oligi nagu ja siis vanema tütrega ongi nüüd, oleme jõudnud sellel teel sinna, et ta üks päev mulle siin kirjutab, ta elab siin Tallinnas, õpib sotsiaalmeedia turundust ja siis samal ajal töötab ja teeb praktikat ühes ilukliinikus nii-öelda selle siis sotsiaalmeedia teemal ja siis üks märtsi, see oli Miialisi sünnipäev. Me vestlesime nendel teemadel, et kui peaks nüüd sealt praktikakohast nagu huvi tulema, et võetakse nii-öelda tööle, kas siis mingi jupi või osakoormuse või millegiga,
et uurisime siis turgu, et millised on selle valdkonna tasud, millised võimalused nii Tallinnas kui Viljandis on ju, et ja siis ta 2 päeva tagasi mulle kirjutab, et kuule, me võime maikuus sinu toetuse mulle nagu üle vaadata, et ma saan siit nagu mingeid lisaasju, et ma ei vaja enam nii palju. Et see oli jah, siuke kihvt moment nagu, kui mõtled, et noh, tütar tahab ise vaata iseseisev olla ja hakkama saada, et see on nagu siuke äge tunne, et nii peakski kõik inimesed ju toimetama, et nad saavad ise hakkama ja sõltu kellegi teisest ja see vastutuse võtmine ka on ju. Jah, et see on nagu tore, et ta on hakanud minu käest neid küsimusi küsima. Mina siis samamoodi nagu Tõnu siin mainis, et lastega see lauas oli see teema, et aktsiaturud on kukkunud. Ta ka mulle kirjutas, sest temale ma valisin ikkagi selle Nasdaq 100 on ju, et tehnoloogiat juba ma aimasin 5 aastat või 4 aastat tagasi, et see on niikuinii teema tulevikus ja tal on nii pikk tee minna, et need langused siia tulevad suuremad kui muidu. Ja siis me nagu arutasime seda, et ma rääkisin, et see sai loodud selle ideega, et saad nii noor, sul on nii pikalt minna ja kui sa seda välja ei võta, siis juhtu mitte midagi täna, et ainult osta juurde. Jah, ja teistpidi, kui vaadata, et okei, kaotsin nüüd 30%, aga kui palju juba tõusnud on, et me kuidagi mõtleme, et see oli mul nagu juba olemas see raha, aga tegelikult see ju mõtleb, palju see sisse oled pannud ja mis see väärtus on. Ja et kui ta need asjad temale nii-öelda siis üle läksid, kui ta 18 sai, mina enam ei näinud seda oma pangas ja siis ta hakkas küsima, et mis ma veel võiks teha. Ja siis ma ütlesin, et proovi mingid üksikaksid, kas või ühe kaupa, et siin Balti börsil saad ju 1, 2, 3 euroga alustada, proovida ja nüüd ikka vahepeal küsin, nagu nii-öelda nügin, et kas sa oled midagi teinud ja vahepeal ikka ostan, aga mitte nii regulaarselt, aga et eks igal ühel tekib see enda nagu tee ja mul on juba ülihea meel, et ta nagu saab asjadest aru ja tahab olla iseseisev, nagu iseenda eest nagu vastutada ja oma tunnistused ja see, et ta saab ka aru, et kulubaasi tuleb algul madalamal hoida. Et siis on võimalik rohkem saavutada. Aga Miia-Liisiga kõige väiksemaga siis me hetkel oleme siis pannud lihtsalt tema lasteraha kõrvale ja kumbki siis ka iga kuu talle ja hoiustesse ja siis vaatame, mõtleme, mis. Aga et midagi tal oleks ikkagi tal endal ka, et Tõnu tahtsid lisada? Ja tahtsin lisada et selle võib-olla ei mulje, et mul lapsed kõvad investorid, suured summad, et tegelikult summad ei ole üldse suured. Aga lihtsalt see mõte, minu eesmärk on see, et lapsed kasvatada rahatargaks, et see rahaline hügieen oleks olemas, mitte see, et ma ise koguks neile suure summa, mida anda 18 aastalt kätte ja siis ei tea, mis sellega teeb, et ise teenivad enda portfelli, ise kasvatavad ja ise näevad tõusu langusi, kuidas see raha jõuab nii edasi, et just see rahaline hügieen noorest saadik oleks sees. Jah, nõustun. Nüüd lähme teie portfellide juurde ka, et me küll oleme päris pikalt siin rääkinud, aga korraks, et Tõnu, sa mainisid ka, et oled erinevaid instrumente proovinud, äkki võtad kuidagi kokku selle, et mis need asjad on olnud ja mis need õppetunnid sealt on olnud? Ja ega ma alustasin ju ühisrahastusest. Too aeg oli siis Estate Guru, ei mäleta, kas Mintos juba oli või oli mõni muu platvorm. Et sealt kohe, et esimene 500 eurot läkski sinna, jagatud mingite laenude peale. Ja siis kohe juba esimese üüri kinnisvara ostsin teise inimesega koos ja remontisime seda ja siis üürime seda siiamaani. Aga jah, et selle 9 aasta jooksul siis kõike proovinud krüptot, startup, üksikaktsiaid, võlakirju, eraisikulaenusid, mis iganes ise ettevõtlik aktiivne olnud, et kõike proovinud ja täna on üks selge või 2 selget suunda, et ettevõtlus on jäänud ja siis on jäänud indeksfondid peamiselt. Ehk siis kuna ma olen aru saanud aastatega, et investeerimine mul absoluutselt ei meeldi, ehk siis ma ei taha sellele aega raisata, mulle meeldib ettevõtlus, mulle meeldib olla tegus ja ma ei viitsi üksik ettevõtete siis aruandeid uurida ja siis aru saada, et kas siis on aeg juurde osta, müüa või mis iganes teha, et sellepärast olen läinud peamiselt indeksfondide peale, et
kas see oligi see mõte, et proovin neid erinevaid asju, et aru saada, mis mulle nagu meeldib, mis mulle nagu sobib, kui palju see aega võtab, kõike see? Ja absoluutselt, ega alguses on vaata huvi suur, on see igat asjad proovida, loed, süvened ja tundubki huvitav, toimetad. Aga siis mingi hetk tuleb järgmine asi, sa hakkad seda uurima, lugema ja see eelmine jääb unarusse. No, öeldakse küll, et see reeglina ongi hea, kui sa ostad ja unustad ära, et see on kõige parem tootlus. Aga võib-olla mõnes portaalis, mõned üksikud startupid, mis on, või siis mis iganes krüpto on ju, siis konkreetsel juhul see võib-olla ei ole kõige parem strateegia on ju. Et lihtsalt ei jõua jälgida ja siis kuna tuli ka ettevõtlus suurelt sisse, see võttis kogu aja, et siis ei olnudki aega nagu jälgida. Ja siis need tulid suured ämbrid, kaotused erinevatest kohtadest ja said aru, et lõpuks siis tegelikult ma ei tea, mida ma teen. Ja ma ei pühendu sellele, ma ei loe, ma ei uuri, ma isegi ei proovinud selles mõttes, et kuulasid kellegi nõu kuskilt, ostsid midagi ja üksikaksete nimekiri oli juba, ma arvan, et mingi 100 peal, 100 erineva positsiooni peal. No täiesti segadus. Aga need olid ka tulnud pigem soovitustest või kuskilt üles toppinud? Ja ise mõned leidnud, lugenud siit sealt soovitusi, erinevad võrdlused, erinevad siis influencerid alates siin Äripäevast kuni siis teiste isikuteni välja, et kõike olen proovinud, aga lõpptulemus on ikkagi see, et ma ilmselgelt mul pole teadmise oskusi, et turgu edestada ja miks ma siis seda üritan. Mis sul siis täna portfellis on, et kas sa oled pigem need üksikaktsiad siis ära müünud, jätnudki indeksid või? Ja üksikaktsiad, no üldine portfell on laias laastus nii, et mul on aktsiates umbes 45% varast. Pluss siis pensionifondid ka tegelikult juurde, pensionifondid on niuke minul ja naisel koos on üle 10% portfellist. Et neid võib-olla võib ka siis aktsia investeeringut alla lugeda. Kinnisvara on laias laastus 20%, laenud, võlakirjad, otselaenud ja võlakirjad on ka umbes 20%. Oota, kas protsent juba lõhki ei lähe? Ja no raha on ka võib-olla kuskil mõni protsent. Et jah. Ma mõtlen, kas sul on sellist rahavoogu ka või sa pigem, kuna on ikkagi nii-öelda käid tööl on ju, et palgatulu on ka, et siis oled ehitanud sellise portfelli, kus sellist jooksvat rahavoogu nii palju ei ole või? On ikka rahavoog, et selles mõttes on ju üürikorterid, te ei saa ilma rahavoota, on ikka Baltikumist üksikaksjad, need ju enamus maksavad dividende. Ja on ka mingeid fonde, mis maksavad, aga enamasti hilisemalt siis teadlikult võtan ikkagi selliseid fonde, mis siis akumuleerivad seda dividendi, ehk siis nad ei maksa välja, vaid lähevad siis järgmiste ostude tegemiseks. Et rahavoog ei ole eesmärk täna sellepärast, et aktiivne sissetulek on olemas. Aga siiski portfelli mahust rahavoog on selline 2% võib-olla. Suurusjärk 2-3%. Kas sa saad avaldada ka, kui suur su portfelli suurus on, ma ei tea, kohtade mitmekohaline või midagi sellist? No ma avaldan seda alati, kui ma käin kuskil õpetamas koolides või siis õpetajatele, aga mõtlesin niimoodi, et rahakratiga võrreldav. Ehk siis ma olen temast aasta maas, ehk siis saab ise oma arvutused teha, et vahepeal on mul kaotused, vahepeal tal võidud ja vastupidi, et suurusjärk jääb sinna poole. Aga võib-olla kuulatele veel üks selline nõu on, et mida sa ise oma nahal tundnud oled, aga jagaks seda teistele ka, et nemad ei astuks sellesse ämbrisse. Üks juba tegelikult oli see, et tõesti, et leia see oma asi, mida sa siis tahad teha. Nüüd see on ettevõtlus või siis need indeksfondid. No kõigepealt ongi see, et alusta ja proovi. Ja alusta ja proovi. Jah, mustane ka proovi, sai 5 aastat, aga tegelikult on see, et sa pead ka asjast aru saama. Ehk siis ilmselgelt mina paljudest asjadest ei saa aru, ka üksikaktsiatest, kui ma ei viitsi selle ettevõtte tegevusse süveneda. Seda enam, et see võib olla valdkonnast, mida ma üldse ei jaga, et siis ei oska sinna süveneda. Kinnisvara puhul mul oli lihtsam ehitustaustaga, et selle puhul mul alguses kinnisvara osakaal oli portfellis 80%, aga siis geopoliitilise ja üldse sellise intressitõusude ja selle valguses siis oluliselt tegi muudatusi oma portfellis. Ehk siis see aja jooksul ju need mõttestrateegiad portfelli jaotusse muutub, ehk siis ka paigutus ka siis maailmakaardil. Et jälle tuleb mingi uus idee, siis jälle võib-olla lähebki kuhugi poole,
et nii-öelda minu algsest plaanist panna pool palgast iga kuu ühisrahastusse, et ilmselgelt need on kõvasti muutunud, et aastaid pole ühisrahastusse raha pannud ja on hoopis teistsugused plaanid, et jah, ei ole nii, et sa midagi otsustad ära ja siis selles suunas jooksed silmaklapid ees, et pigem see areneb. Paindlikkus on ju. Paindlikkus ja see, et sa lihtsalt proovidki ja siis saad aru, et miski muu sobib paremini ja siis see julgus siis muuta või teha teistmoodi, ja eesmärgid ka kindlasti muutuvad, mitte ainult see strateegia, vaid ka eesmärgid. Et kõik on kogu aeg muutumises, et täna räägin ühte juttu, pool aasta pärast võib hoopis teist juttu, et ei tea. See on okei. Nii, Marek, kuidas sinu portfell? Ma olen Tõnule vist rohkem vastanud, jah. Et mind on huvitanud ikkagi ettevõtete osalused ehk siis aktsiad. Ja algselt ma hakkasingi neid erinevalt Balti börsilt ostma, kui ma alustasin, et nagu midagi tekkis seal 50-100 euro kaupa. Seal sai ostetud ja mida rohkem sa loed, mida rohkem sa nagu koged, siis ma olen hakanud kuulama inimesi, kes on või lugema selliseid mentoreid minu jaoks, mõned ka on siit ilmast lahkunud, näiteks Charlie Munger, Warren Buffett, sellised Howard Marks ja Monish Pabrai, kes on sellised rohkem kogenud aastaid, mõnel 60, 70, 80 on ju, et nad on neid inimeste käitumisi näinud, et turgude neid nii-öelda tõuse ja langusi. Ja siis olen ka sinna suunda kuidagi liikunud, et meie siis, mul on ka ühisvara. Ja et mina olen siis selle varahaldur ja ma pean olema hästi vastutustundlik, et selline 85 ja 90, 10-15 suhtega portfell ehk siis indeksfondid, siuksed madalama riskiga asjad, kinnisvara on siuke suurem osa ja siis 10-15 võiks olla sellist üksikpositsioonid. Siis ütleme mingid startup'e, neid seal väga meie portfelli juures väga suuri sisenemisi praegu ei tee, aga Funderbeami algusaega siis mõned positsioonid on mul võetud, siiamaani seal vedelevad. Aga jah, et mingid näpuga krüptot on ka võetud lihtsalt, et oleks, et mul on Bitcoini ja Ethereumi ja tore vaadata, kuidas need sõidavad seal, aga nad mingit mõju enam ei avalda portfellile. Mitu Bitcoini siis on? Ma ei tea, ma 300 eurost ostsin 2022, siis ta oli vist 50 000. Et vahepeal tegi 2x ära nii-öelda, nüüd tiksub seal, et Ethereum on vist miinuses, aga mõlemat ma too hetk 300 eurost võtsin. Aga alguses oli ka, mitte nagu Tõnul, mul oli üks 12 aktsia positsiooni, kui ma üksi tegin. Ja me Leilaga koos siis meil on 5. Ja selle mõttega, et ma tahan nende ettevõtete tegemistega ennast kursis hoida ja see 5 on nagu paras. Ja kui seal midagi väga nagu kehvaks hakkab minema, siis ma väljun. Aga siiamaani need kõik asjad on mulle põnevad, huvitavad, toimivad. Et kui võrrelda, et siin on krahh olnud üldiselt indeksites igal pool, siis minu portfell on ikkagi kõvasti plussis see aasta. No väga head valikud. Kui palju te Leilaga üldse arutate rahaasju või kas on kuidagi sinna regulaarne või ongi jaotus tehtud, et tema tegeleb mingite oma asjadega ja sina tegeled rahaasjadega? Igapäevast meil on mingid omad tegemised, nii-öelda ettevõtluspool, temal omad trennid, et asjad ja minul, aga me kogu aeg mingeid asju ikkagi arutame, kui mingi minek kuskil on, et me algselt olime nii-öelda, nüüd me oleme abielus, siis kõik tuli ümber korraldada, kõik ühiseks, et mõtteviisi muutus on võib-olla kõige tähtsam asi, mida on vaja teha. Et ma Leilale kogu aeg ütlen, kui mina maksan või sina maksad, nüüd on lihtsalt ühine asi. Lihtsalt me võtsimegi selle vastutuse, et see teine inimene on samade väärtustega nagu minuga, et kui oleks, et üks on larista ja teine koguja, siis nagu ei oleks võimalik vist pikalt sõita. Et seal tekiks ühel rohkem stress kui teisel. Aga me oleme suht sarnased ja mina siuke varahaldur, tema siuke võib-olla rohkem panustab nii-öelda aktiivselt top sisse on ju meie pere poole pealt hetkel. Aga jah, et temal on nii-öelda 2 ettevõtet, millesse siis tema igakuiselt nagu juurde paneb, et minul on 3-4 niimoodi, ühte paneme pooleks.
ehk see jällegi see samad mõlemad. Enamus läheb meil ikkagi palgast nii-öelda teised sambad, kolmas sambast täis, siis mina iga kuu ostan 2 Nostagi osakut ja Leila siis võtab Vanguardi SB500 veel, et siuke umbes 1000 ringis läheb meil iga kuu siis puhtalt indeksitesse, et suurem osa ikkagi on indeksid. Sest nagu 12 ettevõtet mul oli, minu jaoks oli seda liiga palju, aga et ma olen lihtsalt saanud aru, et kui ma hoian fookust ja olen ise kogu aeg kursis, et siis võib selle 5-ga ka olla nagu pisavalt hajutatud selle 10% sees, mis et kui sealt see üks meil midagi väga halvasti läheb, mis täiesti nulli ju kohe ei kuku, on see ainult 100-st 98 või 99 peale liikumine. Ja enamus võlakirju mulle meeldib nagu siuke rahavoog ka ja siis meil on enda maja antud renti, ise üürime siis suuremat maja, tegime siukse rahatarga otsuse, et pere saime 3 peale, et 2-toalisest nii-öelda väike suvilamajast siis suuremasse majja, kus meil on nüüd 4 tuba ja köök veel eraldi, et see siuke väike kulu kuus nagu ei muuda midagi, aga meil on enda varad alles. Jaa. Tõnu, kui palju sina oma naisega räägid rahaasjadest? Arutame väga palju, peamiselt siis igapäevast siis olmeprobleeme ja ega suuremad tehingud asjad, et ma selle koha pealt siinkohal tahtsingi ära mainida, et kaaslase rolli selles üldse ei saa alahinnata, et isegi kui minu naine nagu otselt ei investeeri, ta küll ostab vahepealt võlakirju, kui ma ütlen, et kuule järgmine pakkumine, et neid võiksid märkida. Ja aga ta on samas väga palju raha siis mulle laenanud, mida ma ei ole tagasi maksnud, ehk siis me oleme ostnud kinnisvara. Et selles mõttes ja üldse see toetab mõtteviis, ehk siis ta usaldab ühisvara nagunii, et ta usaldab see, mida ma teen ja ise siis teeb nii palju, kui tahab ja talle see sobib. Aga selles mõttes on teadlik, meil on ühine nii-öelda rahafail, kus me siis näeme, kus varad on, sest ma kunagi selle tegin, siis ma nägin unes, et ma ei mäleta, kus mul korterid kõik on, mis ma kokku ostnud olen. Et selline õudusune nagu. Et siis on selline ühine fail, kus on kõik olemas. Ega tegelikult see on ju veel võrdlemisi noores eas, aga sama ka päranduse teema, et ega kui üks inimene ära kaob, et siis on kõik kohad on nagu olemas kirjas, et tegelikult sa ei suuda kunagi välja otsida neid portaale või mis iganes maaklereid, kelle kaudu sul aktsiaid on ostetud või kellele sul laenusid antud, et hea on, kui see on kuskil kirjas, ühiselt hallatav peres, et siis üks pool peaks ära kaduma, see võib juhtuda 50 aasta pärast, aga ikkagi on teada, kus varad on. Kas testament on ka tehtud või? Ei ole, sest et mul pärib ju naine koos lastega, et milleks vaja teha, et ei ole jaotuse peale mõelnud, et selles mõttes ei ole põhjust, ei ole tundnud seda vajadust, et minust raha ei ole elus nii oluline, kui see ei ole sul suur mure. Ehk siis on palju tähtsamad teemad, et kui juba raha pärast tülli minnakse, siis on juba muud mured ka taga tõenäoliselt. Nii et selles mõttes naine on igati kaasatud, ta teab, mis ma teen, aga me ei aruta üksikakselt, sest seda absoluutselt juhita, mind ka juhita. Et lihtsalt see üldine rahaline heaolu ja selles mõttes nagu Mark ütles, et väga hästi, et inimesed peavad sobima ka rahaliselt, ehk siis ongi, me oleme mõlemad sellised hästi keskkonnasõbralikud. Naine ostab peamiselt igasugust ökotoitu, peab seda hästi oluliseks, et lapsest saaks ka head toitu ja nii edasi. Mina maitsest aga aru ei saa, mulle ka kõik see asi sobib. Aga just see, et selline säästlikkus ja selline, mitte see, et sa peaks nagu raha ja mitte raha kokku hoidma, aga pigem ongi, sa hoolid keskkonnast ja kõigest muust, et see nagu ja igasugune käsitöö, mida lapsed ka õpivad näiteks siis koolis, Valdorfkoolis ka poisid õpivad käsitööd esimesest klassist alates, et see on meil kodus väga hinnas, et naine hästi palju koob ja teeb igasuguseid asju. Et siis ka lapsed on selle õppinud ja siis isegi ju saab ju püksil ka augu ära parandada, lastel põlved katki, et see on nagu, see ei ole kohustus, see on nagu põnev väljakutse, saad mingi ägeda lapi panna ja siis lapsel on ka äge ja üks päev laps õmbles ise endale lappi põlve peale, et selles mõttes kodupüksid nii-öelda, me elame ju linnast väljas, ehk siis seal püksid lähevad katki kogu aeg. Kõik asjad lähevad katki laste puhul. Et selles mõttes see nii-öelda siis see, kellega koos elad, sellega koos peavad sul ka mõtteviisid üsna sarnased olema. Et see on väga oluline, ma arvan, et see ei töötaks, kui mina kulutaks väga palju või mu naine kulutaks väga palju, siis on tülid või tõenäoliselt, siis on ka need, võib-olla kaob ka motivatsioon, üks kogune vaeva, teine kulutab ära ja nii edasi, et väga oluline.
roll. Et kui me nüüd hakkame vaikselt siin kokku tõmbama, et ma just vaatan, et 2 või 3 jutustades aeg kaob ikkagi väga kiirelt. Võtaks võib-olla meie kuulajatele, kas teha mingi üleskutse või siis võib-olla käia veel üle see, et mis siis on sellise rahalise edu alus või mis need esimesed või sellised olulised sammud on selleks, et oma sellist rahalist seisu parandada. Jah, või oleks selline kindlustunne. Ikkagi mina arvan, et peaks sinna peale vaatama, sisse vaatama on nagu number 1, kui on tõesti see koht, et raha ei jää üle ja hakkad mõtlema enda tuleviku peale, et midagi võiks tuleviku enda jaoks ka nagu teha. Teadlikkus siis. Ja kui sa alustad, ole nagu järjepidev, seal tuleb elus erinevaid etappe ja tsükleid. Aga et kui sa selle tee nagu enda jaoks valisid, siis isegi kui midagi muutub, tule selle algse mõtte juurde tagasi. Miks ma seda nagu tegema ikkagi hakkasin esimeses nagu järgus. Ja mina teen seda lihtsalt selle mõttega, et palju lihtsam on probleemid, kui sul on raha või probleemid, kui sul ei ole raha. Et nagu Tõnu enne kui mainis. Et need elud võivad siis olla nagu topelt igasuguste probleemidega. Et ma arvan, et see oleks nagu 2 soovitust. Jah, ega kuidas mina täna alustaks. Samamoodi vaataks oma kulud üle, kui mul on käin juba tööl, mitte ei ole nii, nagu mina alustan otse ülikoolist. Ja tekitaks endale mingi säästuprotsendi, ehk siis noores eas täiesti piisab pensionifondidest või umbes 15% palgast säästa, et saada väga rikkaks hilisemas eas, mida suurem protsent, seda parem, aga soovitaks olla sellega mõistlik, ei maksa kiirustada. Ja teha algust, ega seal ei olegi, teha algust ja võib-olla sa mõtled investeerimisega? Üldse raha teadlikkuse, tarkusega ja kõigega sellega, et ja investeerimise juurde ka jõuda, et ega kui sul ei ole raha, mida investeerida, siis sa ei saa investeerida ja teine asi, et ega investeerimisega rikkaks saada. Mina ei loodaks selle peale, et investeerimine on ikkagi raha väärtuse säilitamine ja vaikne kasvatamine. Et raha pead ikka teenima kuskilt, säästma kuskilt, et sul oleks mida investeerida. Et sellest peab alustama, et see asi paika saada. Väga hea, aga aitäh, Tõnu Timma ja Marek Luik, et te täna tulite siia stuudiosse, oma mõtteid jagasite. Ma arvan, et tõesti teiega võiks veel lobiseda kõikidest nendest mõtetest veel ja veel, aga tänaseks tõmbame kokku ja kõigil kuulajatel, kui teil tekib mõtteid, küsimusi, võite julgelt ka kogumispäevikus siis podcasti postituse alla küsida, kirjutada või kui näiteks tõesti mingeid raamatusoovitusi, et kirjutage julgelt, et ma usun, et Marek ja Tõnu sinna ka vastavad. Ja siis pidime veel mingi hetk välja loosima Mulgi rahatarkuse päeva pileti ka, aga sinna me veel jõuame. 14 juuni on see sündmus muidu, et võib siia väikest reklaami teha, aga jah, 2 piletit siis ühele õnnelikule, et saab koos ikkagi investeerimist sõbraga tulla, et see on Mulgi rahatarkuse õhtu poolt, jah. Ja kõik, kes on õpetajad, teile võib-olla üleskutse õpetajate mentorklubi, see registreerimine avatakse minu meelest siin, ma ei tea, juuni või ja siis korra vist on äkki enne septembrit ka, sõltub kui palju vist registreerivad, aga see info tuleb ka kindlasti, et siis saate juba rohkem kokku puutuda ja vestelda rahatarkuse teemadel. Aitäh kõigile! Aitäh! Aitäh! Kogumispäev. Kogumispäev.